Tere päevast, rõõm näha teid siin kõiki. Ma olen oma olemuselt natukene selline provokaator, nagu ma Toomas siin alguses ka proovisin provotseerida ja natukene kriitikat teha, aga vaadake mind. Ma pean tegema teile ülestunnistuse. Ma olen alkohoolik. Ma olen 30 aastat suitsetanud. Mulle meeldib kasiinos käia. Mõnikord söön ka McDonaldsit. Magus on täitsa lahe. Võime niimoodi jätkata ja kuhu ma välja jõuan lõpuks välja sinnani, et mõne hetke pärast ma näitan teile maailma ajaloo kõige paremat aktsiat. Aga enne seda, kui ma sinnamaani jõuan, kõik on siin rääkinud natukene enda kogemusest, et ma annan ka sellise väikese ülevaate, väikese ajaloolise joone, kuidas mina börsini jõudsin ja ma arvan, et ma jõudsin juba tagantjärgi raske enam täpset aega öelda, aga see võis olla 90. aastate alguses, päris siis, kui Eesti muutus vabariigiks ja 94. vist pääsesin ma juba või 3. pääsesin ma esimest korda internetile ligi, kui see veel massidesse levinud ei olnud. Ja sealt kaudu ka nii ajakirjandusest kui ka internetist siis kuidagi ühte jalgapidi nagu hopsti jäi see teema mulle ette 96, kui Tallinna börs avati, siis ma arvan, et vist samal kuul olin ma ka ostjate poolel. Ja kõige lahedam oli muidugi see, et kuna väga palju asjast ikkagi ei teadnud, kuidas see üldse töötab ja kui ma tänapäeval käin noortele esinemas rahast ja investeerimisest, siis nad küsivad, et kuidas neid aktsiaid üldse osta saab. Vähe sellest, et nad väga täpselt ei teagi, mis need aktsiad on, aga et kuidas neid osta saab ja tollal oli minul ka täpselt see sama küsimus, et mis ma üldse tegema pean, et vaatan, Charlie muidku räägib telekast, et täna jälle Rakvere lihakombinaat jälle tõusis mõnusalt ja tahaks ka osta Rakvere lihakombinaati, mis ma tegema pean? Ei oska kui midagi teha, et kas ma pean kuskile minema, et kui me tahame süüa leiba osta, siis me läheme poodi, ostame leiba, kui me tahame aktsiaid osta, siis ma pean minema, panka peaks vist minema, eks. Ja panka ma läksingi, see oli vist ühispank tollel ajal, kus minu konto oli ja küsisin telleri käest, et ma tahan osta aktsiaid. Ja teller ütles, et ma täpselt ei tea, kuidas nende müük käib, aga ma pean helistama. Ja siis ta helistas ja siis ütleb, saab küll, mis aktsiaid te tahate? Ma tahaks Rakvere lihakombinaadi aktsiaid osta. Et mis see hind võiks olla praegusel hetkel? Ja teller ütles, et ma täpselt ma helistan. Helistab ja ütleb, hind on praegult selline, palju sa tahad? Ma tahan nii palju. Okei, täida paber ära, täitsin ära ja enne olidki aktsiaid minu arvel. Nii et tollel ajal käis see ostmine niimoodi ja küllap ta tänapäevalgi käib täpselt samamoodi, ainult vahendid on lihtsamad, kuidas sinna jõuda. Ja vist 97 oli juba esimene kord, kui ma avasin Ameerikas omale arve ja hakkasin kauplema siis USA turul. ISDN-i otsas aeg-ajalt küll ühendus katkes, arvutis internetiühendus, aga see oli juba selline asi, nagu me tänapäeval enam-vähem saame kõik kasutada, kus sa näed reaalajas hindasid ja saad teha ostumüügitehinguid täpselt sellel hetkel, kui sa soovid. Nii et umbes niimoodi ma sinna jõudsin ja siis võib öelda, et 21 aastat olen ma ka seal olnud. Ilmselt olen ma natukene erinev, nii nagu ma olen alkohoolik, suitsetaja, kasiinosõltlane. Mina ei loe ühtegi aasta aruannet ega mingeid analüüse, selleks ma lihtsalt ei jõua neid lugeda esiteks, teiseks ma ei viitsi neid lugeda. Eks? Ja sellest seetõttu võib-olla see erinevus seisnebki selles, et ma pigem süvenen selle ettevõtte pikaajalisse ajalukku läbi tema aktsiahindade, läbi tema dividendimaksete ja teen selle põhjal otsuseid. Sellepärast, et see on kõige esimene info, mis sa sealt kätte saad, sa näed graafikut. Sa näed, kuidas aktsia on käitunud, sa näed, kui pikk on üldse selle ettevõtte ajalugu olnud. Ja selle põhjal sa võid juba hakata, kui sul on mingisugunegi strateegia peas, sa võidki hakata tegema oma otsuseid, kas ei või jaa. Kuidas on, kas siin on sellised inimesed, kes on päris algajad, kes ei ole üldse börsile enne investeerinud? On ikka mõned? Ikka on, näed.
et ma tahangi teile öelda, et mul tuli see hetkel pähe, et see võib-olla ei puutu asjasse, aga siin räägitakse kogu aeg ostmised, osta alt ja müü ülevalt, eks. Tegelikult see asi on hoopis natukene isegi mitte keerulisem, aga lihtsam, et te ei pea ootama seda aega, millal see börs kukub, eks, et siis osta. Kui börs on tipus, on väga hea võimalus teenimiseks, kui te teete lühikeseks müügi. Ehk siis te laenate kõrge hinnaga aktsiaid turult, müüte need kohe maha. Nüüd, kui börs alla tuleb, ostate need tagasi ja maksate oma laenuaktsiatest tagasi. Ehk siis te saate mõlemid pidi tehinguid teha. Ei ole ainult ost ja müük, ei ole ainult ost ja müük. Osta alt, müük ülevalt. Laena ülevalt, müü alt, maksa laen tagasi. Miks ma rääkisin teile, et ma olen alkohoolik, kasiinosõltlane, suitsetaja? Siin ukse taga oli just selline ajakiri, kus on peal kirjutatud, kuidas sündis alkohol 9000 aastat tagasi kestnud armulugu vägijookidega. Ja kui ma seda pealkirja lugesin, siis mulle igat pidi jälle mitte ei meenu, aga me kõik teame seda, mida praegult meie härra minister Ossinovski teeb, ehk siis ta võitleb alkoholiga ja ta võitleb igasuguste pahedega, mida inimesed evivad ja ta arvab, et ta võidab selle mängu, eks. Ja ta üleval seal kõrgel, lendurina ma tean, et tekib hapnikupuudus ja sul tekib eufooria ja siis sa mõtled, et loodusseadused kohanevad sinu tahtmiste järgi, eks tegelikult see nii ei ole, et 9000 aastat, eks. Ja nagu tänases Päevalehes vist oli, või oli see Postimees, ma võin eksida, oli hea artikkel samal teemal, kus ühtepidi vaadatakse, et alkohol hävitab inimeste elusid, aga 9000 aastat alkoholi on meid toonud siiamaani, kus me oleme praegult, eks. Läbi sotsiaalse suhtluse, läbi väikse napsutamise tekivad inimsuhted, luuakse perekondi ja inimesed sünnivad lapsed, eks. Minister ei võida seda mängu, ma luban teile, et ta ei võida. Ja mis siis veel selle asja juures on kõige lahedam, on see, et kui kahepalgelised, me oleme kõik kahepalgelised. Olgem ausad, igal ühel on meil mõni räpane saladus või mõni ilus saladus, me ei tea seda, mõnikord me naeratame seal, kus me tegelikult ei tohiks naeratada ja noogutame kaasa seal, kus me ei tohiks noogutada. Aga see oleneb situatsioonist ja sellises väikeses mõõtkavas ei tee see paha, see on evolutsiooniga kaasa antud meie kaitse, nii-öelda enesekaitse. Aga kui minister võitleb rahva tervise nimel, mis saaks olla veel üllam kui rahva tervis, eks. Ja see rahva tervis on siis selline väga hea populistlik loosung, mille taha saab siis peita seda tugevat valuutat, mis siis hiljem valimistel kuidagi hääleks konverteerub, eks. Samas me teame, et ükski riik ei loobu mitte kunagi, ajaloos on olnud küll momenti, me teame seda ka, ei loobu mitte kunagi alkoholimüügist, ei loobu sigarettide, ei hakka keelustama sigarette, rääkimata kasiinodest, ütleme, et enamuses siin meie läänemaailmas või vabas maailmas. Sellepärast, et see on niivõrd oluline sissetulek riigile, eks. Ja riik teenib selle pealt raha, mõelgem. Kui kõik loobuksid järsku napsutamisest või suitsetamisest, kasiinod pandaks kinni, mis juhtuks, me räägime siin pensionitest, eks, mis juhtuks? Perse oleks majas, eks, ma ütlen. Selle alkoholi ja tubaka vastu võidelda on sama hea kui tuuleveskitega võidelda, kuid ometi seda tehakse ja jätame siis need poliitikud sinna kohta, las nad siis võitlevad edasi. Aga teistpidi jälle see kahepalgelisus väljendub mõnikord väga imelikult. Minu seltskonnas on minu üks hea sõber, istume, võtame väikest napsu, veini ja räägime maailma asjadest ja siis jõuame investeerimiseni ja siis ta ütleb, et kuule, mina küll ühegi alkoholifirma või kasiinofirma aktsiaid ei osta. Miks? Aga see teeb inimestest alkohoolikuid, lõhub peresid, eks. Inimesed mängivad raha maha, eks, varastavad töö juurest seifist, võtavad raha, lähevad, mängivad maha, lõpuks on võlgades ja ongi jälle kõik on jama, eks. Ma ütlesin, okei, aga mis me praegu teeme siin? Võtame napsu sinuga.
et sa ise tõid selle pudeli, kellele sa selle raha maksid, eks. Et see selline kahepalgelisus ongi see, mis mind mõnikord väga häirib, sellepärast et tegemist on ju legaalse tegevusega. Me võime kõik minna poodi, osta napsu ja seda juua ja küsimus on loomulikult alati selles, et üks osa inimestest muutubki sõltlasteks. Ühest osast saavad alkohoolikud, teistest kasiinosõltlased, kolmandatest täielikult suitsetajad, neljandatest mis iganes. Magusasõltlane on ka, eks, täpselt samasugune suhkrusõltluus. Ja riik võiks nagu nende eest võidelda, mitte meie eest, et kõik graafikud ju näitavad, et selliste inimeste hulk või kas või ütleme alkoholi tarbimise Eestis, et see langeb aasta-aastasse, eks. Aga ometi leidub selliseid inimesi, kes arvavad, et kasiinos ma ei käi selle pärast, et mul üks tuttav siin tappis oma pere ära ja lapsed ka otsa, 10 aasta tagune juhtum, mäletate küll, eks, minu väga hea sõbra pere, et see ausõna ei vii mind kuidagi sinnani, et ma enam kasiinosse ei lähe või veel vähem, et ma ei investeeri sinna. Siin on üks selline indeks, Vitsex on selle indeksi nimi ja kui te sealt näete, seal on igavene hunnik ettevõtteid ja kõik need ettevõtted kuuluvad siis sellesse samasse kategooriasse, mida nimetatakse patuaktsiateks. Seal on alkoholitootjad, seal on relvatootjad, seal on kasiino ettevõtted, seal on sigaretitootjad ja küllap on seal veel sõjalennukid, on seal relvatootjad, Smith & Wesson. Ühesõnaga kõik sellised ettevõtted, kes toodavad mingisugust kaupa, mis kuidagimoodi on kahjulik inimese tervisele, aga ma väidan ikkagi, et see on kahjulik täpselt nii kaua, kuni sa sõltlane ei ole. Ja teeme selle disclaimeri ka ära, et nii kaua, või see, mis ma algul ütlesin, et ma kõik need sõltlased olen, et ma tegelikult selles väikses inimgrupis ei ole, kes sellest iga päev sõltub, vaid tõesti peale sauna ma võtan mõned õlled ja mõnikord pidudel natukene kangematki napsu. Suitsetanud ei ole ma juba viimased 10 aastat aktiivselt ja kasiinos ma käin ka täpselt 1 kord või 2 korda aastas, aga siis mängin mõnuga, eks. Nii et nii hull see asi ei ole. Ja need ettevõtted ongi siis sellised, mis on tegelikult läbi aegade olnud ühed kõige paremad investeeringud investoritele, investeerimiskohad, sellepärast et mõelgem, nagu me ütlesime, 9000 aastat on inimesed joonud viina või joonud alkoholi, eks. Ja see on selline, kui sa seda normaalselt teed, siis see on ju lahe tegevus, eks. Ja ma arvan, et ma ei kavatse vist lähimal ajal veel loobuda sellest mõnusast tegevusest, eks. Mis tähendab seda, et lähimal ajal need ettevõtted õitsevad rahulikult edasi. Ja kui Charlie siin ütles ka, et kriisi ajal ta paneks sinna olümpikusse, siis mina paneksin ka, eks. Ja küllap ostaks veel neid alkoholi ettevõtteid ka juurde, sellepärast et kriisi ajal need osad inimesed ju otsivad sealt jälle ilusamat elu, eks. Ja ettevõtte aktsionärid rõõmustavad selle üle. Selliseid fonde on Ameerikas päris palju, kes ei viitsi eraldi sellistesse ettevõtetesse investeerida, et neid on veelgi. Siin on nüüd üks teine fond, mis täpselt samamoodi kaupleb patuaktsiatega ja nende nimekirjas on ka mitte ainult eelnimetatud, vaid ka näiteks seesama McDonald's. Eks sellepärast, et ka selle pidev söömine või suur ületarvitamine ei ole tervisele väga kasulik, nagu nad räägivad. Te näete siin ka tootlust, pikaajalist tootlust. Alumine on Dow Jonesi indeks ja ülemine on siis see konkreetne fond ja aastate jooksul, nagu on näha, siis ta kogu aeg lööb seda. Loomulikult ta jälgib üleüldist sellist börsi kaasaskäiku ja majandusolukorda, aga ta pidevalt lööb seda. Ja siin on veel mõned. Üleval on aerospace ja defense ehk siis kaitsetööstus, lennukitööstus ja relvatööstus. Ja all on üks consumer ETF täpselt samamoodi. Kõik nad löövad turgu, nagu me näeme pikaaegselt. Nii et kõik need inimesed, kes on pikaaegsed investorid ja eriti noored, nendel ma soovitan selliseid
tööriistasid kasutada, sellepärast et te võite täitsa rahulik olla. Relvi on alati vaja, alkoholi toodetakse alati ja veel 9000 aastat kindlasti. Hasartmängud on jõle lahedad ajaveetmisvõimalused ja küllap on vaja riiki ka ja relva, ma juba ütlesin, eks. Ja küllap on vaja McDonaldsit ka süüa või süüakse seda edasi. Rohkem ei tule või? Ja siin ta on. See on ajaloo kõige parem aktsia ja selle aktsia nimi on Altria. Ehk siis Philip Morris sigaretitootja, kes 2008 vist, kui ma ei eksi, splittis ennast lahku, üks ettevõte jäi Philip Morriseks edasi ja on ka praegult börsil, teine ettevõtte Altria tuli temalt nii-öelda spinnina välja ja nad kahekesi jagavad siis nii-öelda kogu maailma turgu, nende kõige tuntum nimi on Marlboro sigaretid. Altria müüb ainult Ameerikas, Philip Morris müüb üle maailma. Ja Altria on selline aktsia, millega mina olen nii-öelda sina või sõbra peal olnud juba aastast 2008, kui ma esimest korda teda ostsin. Ja kui ma algul siin ütlesin, et ma ei ole võib-olla selline klassikaline pikaajaline investor, siis ka Altriaga on niimoodi, et kord ma olen teda ostnud, siis olen teda müünud, iga kord, kui ma teda olen juurde ostnud, olen ma teda kallimalt ostnud, iga kord, kui ma olen teda müünud, olen teda ostnud või müünud kallimalt. Ja olen teinud ka, nagu siin vahepeal mainiti, neid lühikeseks müüke, nii et neid hetki on ka, kui te vaatate, siis siin on näha paar ilusat hetke. Aga põhimõtteliselt nikotiin on niivõrd kõva mürk, et isegi see, et me peidame suitsud leti alla, siis see ei aita. Tulevad uued tooted peale ja ma ennustan, et kui umbes 20 aasta pärast vaadata seda graafikut, siis ta teeb need väiksed jõnksud ja kriisid kaasa, kuid ta on kindlasti tükmad kõrgem, eks. Ta lihtsalt ei saa kukkuda enam allapoole, kuna vaatamata sellele, et sigaretid peidetakse ära, reklaami keelustatakse, tulevad elektroonilised sigaretid. Philip Morris just äsja omandas Iisraelis elektroonilise sigareti tehnoloogia ettevõtte, kes on välja töötanud siis uue lähenemise arvestades marihuanat, mis kohe varsti on päris legaalne paljudes Euroopa riikides ja ka Ameerikas juba praegult, eks. Nii et see on juba järgmine turg, mis sealt tuleb peale. Ja siin on väike graafik ka nii-öelda liitintressist, mis on väga kõva tööriist, ehk siis kui me saame pidevalt, nad on maksnud juba aastakümneid suurenevaid dividende ja kui sa investeerid selle dividendi kohe sinna aktsiasse tagasi, siis siin on nüüd näidatud alates aastast 2000 on koos investeeritud dividendidega aastane kasv 40% umbes, ehk siis tulusus 40%. See, kes ostis aastal 1970 Philip Morris aktsiat, siis tema return oleks praegult umbes 600 000%, midagi sellist, eks. Nii et see näitab väga hästi. Ma soovitan teil visata pilk peale. Kui on ka keerulised ajad, siis on ta selline väike turvasadam alati olnud. Ma räägin ka enda portfellist natukene, siin on, ma isegi neid summasid ei hakka teile varjama, sellepärast, et nagu nii aasta aruandest on kõik näha, aga praegune hetkene Ameerika börsi positsioon on mul selline ja ma olen teda kõvasti vähendanud, sellepärast siin oli tegelikult ligi 20 ettevõtet mul alles mõni kuu tagasi, aga Ameerika dollarites oli vaja teha üks suurem väljaminek ja seetõttu ma pidin veidikene müüma, nii et kui te näete, siis ma olen sellist patuaktsia usku. Moo ehk seesama Altria, Rai on Reynolds, teine sigaretikompanii, mis alles osteti üles
British Tobacco poolt, Vector Group, täpselt samasugune kolmas. Vahepeal on seal üks investeerimisfond, mis on mul jäänud vanast ajast, olen ka ostnud ja müünud ja maksavad väga ilusat dividendi, vist 14% juba üle 10 aasta, vist 15 aastat. Et selline on minu portfell praegult, aga tegelikult on seda vara nii-öelda likviidset või börsil kaubeldat vara on isegi rohkem. Ka Tallinna börsil on mul vist Tallink praegult ja LHV. Ma olen LHV-s olen nõukogu liige, mis tähendab, et nii-öelda top insiderite listis igasuguste piirangutega, aga vaadake mul otsa. Vaadake. Teie otsus on, mis see tähendab, nii et rohkem ma ei saa midagi öelda. Nii et selline on minu lugu ja soovitan teil mitte karta ja proovige olla mitte kahepalgeline sellistes investeeringutes, sellepärast, et ei saa sinna mitte midagi parata, alkohol on meiega ja jääb meiega. Ja kui ta on nii kaua, kui ta on legaalne, miks me ei võiks teenida selle pealt? Aitäh! Minul tekib ainult üks küsimus, et kui see nende kõikidega läheb nii hästi alkoholi, sigarettide ja kasiinoaktsiatega, siis milleks veel üldse omada Võru juustu ja Tootsi turvast? No ma selle peale ütleks, et tegelikult on tõesti niimoodi, et kõik kaubeldavad varad on head investeeringud, kui nad toodavad sulle tagasi tootlust ja minu jaoks ei ole vahe, kas see on kuld või on see nisu, eks. Nii et võib-olla kullaga on isegi raske Rootsi minna, eks ujuma hakata, kisub sind põhi, aga nisukoti viskad äkki paati ja saad kuidagi üle välja. No hea küsimus on selles, et milleks üldse need teisi aktsiaid omada, kui patuaktsiad toovad nii hästi, siis nendel nii libedalt, kõik läheb libedalt. No võt, kui ma oleks kõik nii targad, eks, et küllap siis ma ei ütleks sulle vastust, eks. Kas on küsimusi? Jaa, ma annan mikrofoni siit. Jakob Saks on minu nimi. Mainisite korra marihuanat, et praegu on neid aktsiaid on päris palju nagu USA börsil juba nii Big Pharma ohuks kui ka siis alkoholi ohuks, et mis seal nägemus on, et neid ma teie portfoolios ei näinud? Mul on olnud neid küll. Neid on päris palju tegijaid, neid on päris sadu on seal. Ja osad nendest on tillukesed nurgapealsed poekesed, eks võib-olla 3 poega, võib-olla 5 poega ja nende volatiivsus on päris suur. Eks. Et ma pigem olen sellistest hoidunud, aga osad arvatakse, mitte ei arvata, vaid ongi öeldud, et 4 tükki nendest on sellised suured tegijad ja need 4 tükki kuuluvad siis tegelikult ka patuettevõtete tüüpi, ehk siis on ravimifirmad, kes ka toodavad nii ravimikanepit, aga ka tänava peale popsutamiseks või seal coffee shopis popsutamiseks ja ma olen olnud päevakauplemisega nendes osades sees, ma olen sealt natukene raha teeninud, aga praegult pikemalt ma ei ole seal peatunud, kuna ma ei ole seda uurimistööd või siis sellist nii-öelda lähimat tutvust nendega teinud. Ma olen neid vaadanud, kaubelnud päevakauplejana, aga see on ka praegu kõik. Nii et ma soovitan ka sinna vaadata ja just selle eesmärgiga, nagu ma ennegi mainisin, et suitsetamine läheb üle varsti marihuana tõmbamiseks ja need samad sigaretikompaniid, kes siin on ka kõik kirjas, on kuulutanud välja, et nendel on ju tegelikult kõige lihtsam masinast kohe see sigaret välja anda, eks. Nad ei pea keerama hakkama seda. Nii, veel üks küsimus. Tere, minu nimi on Angel. Mul on selline küsimus, tähelepanek, et rääkisite siin patuaktsiatest, siis eelnevatel esinetel kõigil oli nagu lüpikuaktsiat, aga teil vist sellest usku ei ole, et teil pole lüpikuaktsiat? Mul on olnud teda küll ja küll aastate kaupa, eks, ja nagu ma ütlesin, siis kui sa tahad mult veel ühe küsimuse küsida, et missugune on su üks paremaid investeeringuid olnud, et siis kui ma olin Las Vegases ja astusin sinna Sansi sisse ja ostsin $100 eest neid ümargusi žetoone. Ja 1,5 tundi hiljem ma lahkusin sealt $800 täitsa teadlikult, nii et arvutage nüüd see tootlus üle aasta peale. Ja ikka, ma ütlen, et mul olnud olümpikud küll ja küllap tulevikus ka saab olema.
oskad sa sellist nõu siis anda, võib sinuga koos tulla täna olümpikusse minna, ma tulen 100 euroga ja lahkun veerand tunni pärast 800-ga, ma teeks küll sellise no ja ma olen ikka õhtupooliku. Tavaliselt mõelnud nii, et ma lähengi 100 euroga sinna ja ma mängingi selle ära, et ma ei oota tulemust. No kui tihti 100 euro pealt on see 800 ja tavaliselt on ikka null alati? Ei, no see kord läks õnneks jah, et tavaliselt on ikka sinna nulli poole kisub. Kasiino võidab alati ja see on ka minu soovitus kõigile, et ärge kunagi mängige kasiinos, aga hakake kasiinofirma omanikuks. Ärge kunagi võtke kiirlaenu, aga hakake kiirlaenu kontori omanikuks. Kui te tahate suitsetada, see on jõle lahe tegevus. Palun, tehke seda. Mina Altria aktsionärina tunnen selle üle ainult head meelt. Nii, viimase küsimus, kas on veel mõni küsimus? Nii, üks tütar läheb siit eest, mikrofon tuleb. Et väga intrigeeriv ettekanne, aga et ei oleks selline nagu väga ütleme siis ühes suunas, et äkki teil on ka näiteks soovitusi cleantechi või biotechi osas, et keskkonna ja tervise edendavaid, et natuke tasakaalustada seda Potu-aktsia osa siin praegu? No nagu sa aru saad, siis ma olen selline, mitte provokaator, aga suhteliselt südametu ja jäik või jälk tüüp, et minu jaoks ei ole vahet, olgu ta sigaretikompanii või mingi sotsiaalse tegevusega ettevõte, kui ta toodab kasumit, maksab head dividende, siis ta on mulle sobiv. Portfellis siis cleantechi või biotechi näiteks? Ja on 90ndatel lõpus, kui 2000 oli suur nii-öelda teki ja bioteki buum, siis olin minagi seal sees ja sain kõvasti vastu pükse. Hiljem ei ole praegu olnud. Nii, aga suur aitäh, Raivo Ein! Aitäh!